et olles sellises arengufaasis juht, mul oli hästi palju energiat, aga selle taltsutamiseks oli mingisugust struktuuri vaja ja selleks tundus Fontese programm ideaalne. Koostöö mentoriga kiirendab juhi arengut tohutult. Näiteks minu puhul ma tundsin, et see areng, mida ma muidu üksi oleks võib-olla läbi teinud kuskil 3 aastaga, tänu mentoriga kohtumistele toimus kuskil aastaga. Et tänu sellele, et mentor mingil määral sunnib sind tegema asju ja tänu sellele, et sa käid välja mõtteid ja ideid, mida sa valjusti muidu võib-olla ei ütleks. See aitab hästi palju kaasa. Tarkvaraarenduses on olemas selline termin nagu rubber duck debugging, mis tähendab siis seda, et üks näiteks junior arendaja on silmitsi suurema probleemiga ja selle probleemi lahendus leidub tihti selle näol, et ta võtab kellegi kogenuma arendaja ja hakkab talle rida-realt seletama, mida tema kood teeb. Ja väga-väga tihti juhtub see, et selle seletamise läbi see junior arendaja jõuab probleemi lahenduseni ilma selleta, et see senior arendaja oleks midagigi öelnud. Ja selleks, et senior arendaja aega kokku hoida, soovitatakse siis junior arendajal võtta üks kummipart ja seletada kummipardile, kuidas tema kood töötab rida-realt ja niimoodi saab siis lahenduseni. Ja siinkohal võib väga selge paralleeli tuua ka mentorluse coachinguga, kus ka mina kogesin sama efekti väga tihti, seletades enda mentorile enda mõttemaailma, enda ettevõtte töötamisprintsiipe ja ka probleeme, tulime tihti lahendusele just selle seletamise läbi. Ja võib-olla üks sellistest asjadest, mida väga ei reklaamita, aga mida ma ise väga programmi juures hindan, on kogu see kontaktivõrgustik, mis programmist kaasa tuleb. Olgu see oleks sinu kaasmentee, kellega sa rohkem läbi käid ja tulevikus ka lõunal käid. Olgu see su arengupartner, kelle ettevõttest sa rohkem teada saad, või siis programmis ametlikud ettevõtete külastused, mis jällegi avavad silmi ja panevad nägema asju natuke teises perspektiivis, et kuidas asju mujal tehakse.